Minu nimi on Arina Koroleva. Olen Eesti Energia Narva elektrijaamade tuhamüügiteenistuse projektijuht. Mina otseselt tegelen ka Osamat projektiga. Osamat projekt on Euroopa poolt rahastatav projekt ja Osamat on selle projekti lühendatud nimetus ja täisnimetus on põlevkivi tuha rakendamise võimaluste demonstreerimine teedeehitusest. Lühidalt võib öelda, et selle projektiga me soovime tõestada seda, et tuhk saab teede ehitamisel kasutada ning selle tuha kasutamine ei avalda keskkonnamõju. Projekti raames katsetatakse 3 tuhaliiki 2 pilootlõikude ehitamisel. Tuhk kasutatakse kui sideaine, asendades tsemendi osaliselt või täielikult. Esimesel pilootlõigul meie teeme kiirstabiliseerimine 3 tuhkadega ja teisel pilootlõigul meie teostame turbamaa stabiliseerimise ka 3 tuhkadega. Projekti eesmärgiks on uurida ehitatud objektide tehnilised aspektid, nagu stabiliseerimise kiirus, survetugevuse arendamise, ehitatud teekatendi kandevõime, maa stabiliseerimise juhul meie teostame vajumite mõõtmised ja nii edasi. Uuringute käigus saadud andmed ja nende kogutud andmete põhjal meie koostame tehnilise aruanne ja siis teiseks eesmärgiks on vaadata, kas tuha kasutamine mõjutab keskkonda või ei ole. Projekti raames teostatakse 2-aastane keskkonnamonitooring ja me võtame veeproovid, pinnaseproovid ja vaatame, kuidas tuha kasutamine kas mõjutab keskkonda või ei ole. Ja nende kogutud andmete põhjal ka koostatakse keskkonnaaruanne. Ja projekti väljundiks on sellise üldise juhendi avaldamine tuha kasutamisest teede ehitamisel. See juhend koostatakse nende 2 eelnevate aruannete põhjal ja seal antakse soovitused, millised tuhad sobivad teede ehitamisel, mis on tuha kasutamise proportsioonid, kas tsemendiga või ilma tsemendiga saab kasutada, et mida tuleb arvesse võtta, kui me tuha kasutame teede ehitamisel ja nii edasi. Ütleme, selline praktiline juhend nendele, kes soovib tuhat kasutada teede ehitamisel. Ja kindlasti need projekti andmed kasutatakse ka tuha standardiseerimisel Euroopa tasandil. Nagu ma ütlesin, projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni poolt ja kaasfinantseerijaks Maanteeamet. Projekti eelarve on 2,4 miljonit eurot, nendest 1,1 miljonit finantseerib Euroopa Komisjon Life Plus projekti programmi kaudu ja Maanteeamet finantseerib 700 000 eurot. Ülejäänud raha finantseeritakse partnerite poolt kui omafinantseering. Projekti koordinaatoriks on Eesti Energia, projekti partneriteks on Nordecon ja Eesti Energia Narva elektrijaamad. Rambol on projekti konsultant ja nende otsene roll on tuha katsetamine laboris, ehitusprojektide koostamine, ehitatud objektide kvaliteedi kontrollimine, monitooringu teostamine, aruannete koostamine ja lõppjuhendi koostamine. Ütleme, väga tõsine roll selles projektis. Nagu ma ütlesin, et me katsetame tuhat 2 pilootlõikudel. Üks on Narva Mustajõel. See pilootlõik asub elektrijaamade lähedal. Ta on juba valmis. Seal katsetasime 3 tuhaliiki kiirstabiliseerimisel ja teisel pilootlõigul teostame maa stabiliseerimist ka 3 tuhaliikidega ja ta on praegu töös ja ma loodan, et täna ise vaatame, mis seal toimub. Me kasutasime erinevad 3 sideainet. Esimene oli tsükloni tuha ja tsemendi segu.
10% segu kuivmassist. Teiseks me kasutasime elektrifiltri tuha koos tsemendiga ja kolmas sideaine oli puhtalt tuhk kui sideaine. Ja ehitasime see terve pilootlõik nende 3 sideainetega. Täiteaineteks olid meil aheraine ja freespuru ja uus kiht ehitati vana betoonist tehtud kihile ja ainult ühes sektsioonis pikkusega 300 meetrit see vana betoon oli emaldati ja rajati täiesti uus alus. Ehituskvaliteedi määramiseks aasta pärast mõõdeti survetugevust, dekonstruktsiooni kandevõime ning teostati defektide analüüs. Nagu näete, et erinevad sideained annavad või töötavad erinevalt ja annavad erinevad tulemused. Näiteks tsüklonituha survetugevuse arendamine on aeglasem kui näiteks elektrifiltri sektsioonis. Samas me näeme, et aasta pärast surve tugevus suurendatakse ja suureneb ja see tähendab, et see areneb aegaga. Kandevõime näitajad ületasid projekti sihtarvu ning defektide kohta avastati põikpraod ja arvatavasti see on seotud sellega, et vana betoonis olevad praod peegeldatud kattepinnale, aga lõplikult järeldused me teeme ikka projekti lõpus. Ning keskkonna kohta, et mingi piirväärtus, ma mõtlen vees või pinnases, ei olnud ületatud. Nüüd Simunavaedu pilootlõikust, et me ehitame pilootlõik pikkusega 900 meetrit ja massstabiliseerimine toimub lõikul pikkusega 500 meetrit. Massstabiliseerimine on pehmete pinnaste parandamise meetod. Stabiliseerimine viiakse läbi segades sobiva koguse kuiva sideainet pinnase massiga. Ja sideainena võib kasutada kas ühted sideainet või mitu. Ja Simunavaetul me kasutame tuha ja tsemendisegu, nagu 2 sideainet kokku segu. Siin on katendi konstruktsiooni näitajad, et me teostame massstabiliseerimist selles sektsioonis ja pärast seda, kui see keha stabiliseerub, me rajame muldkeha ja katend. Ja projekti järgi ehitame ka erinevad 2 katendi konstruktsiooni. Esimesel juhul me teostame kihtstabiliseerimine meie tuhkadega ja teisel juhul teeme kompleksstabiliseerimine ilma tuhkadeta ja pärast me võrreldame need sektsioonid omavahel. Kokku stabiliseeritakse umbes 11 000 ruutmeetrit. Esimesel joonisel on näidatud stabiliseeritava ala profiil pruunvärviga ja teisel joonisel on näidatud, kuidas massstabiliseerimine toimub. Meie objektidel siin kohas asub 2 tünni, 1 tsemendiga, 1 tuhaga ja nendest tünnidest sideaine läheb voolikute läbi tööorganisse ja see tööorgan süstib sideainet pinnasesse ja segab see ühtlaseks massiks ja pärast see kivistub mõne aja pärast. Sideainena meie katsetasime ka 3 tuhaliiki koos tsemendiga ja tabelis on näidatud, mis proportsioonid meie valisime ja mis proportsioonid me kasutame sellel objektil. Näiteks esimene tähendab, et me kasutame sideainena 200 kilogrammi tsüklonituhka ja 60 kilogrammi tsemendi
1 ruutmeetri kohta ja teised ka jah. Siis on elektrifiltri tuhk ja see on ka elektrifiltri tuhk, aga teisest põletusest. Plaani järgi meie lõpetame maa stabiliseerimist augustil ja pärast see keha seisab umbes pool aasta, kivistub ja järgmisel kevadel meie ehitame siis katendi juba stabiliseeritud või kivistunud kehale. Pärast teostatakse 2-aastane monitooring ja projekti lõpp on aasta 2016. Ja pärast seda ainult sel aastal me võime juba lõplikult öelda, mis tuhk ja kas ta sobib üldse ehitamiseks, kas on keskkonnamõju või ei ole. So I'm giving the presentation at the very like a general way. So the stabilization technology, we have been developing this technology since 1990s in Finland, and I've been working with the stabilization and especially with the mass stabilization over 10 years. My background is from designing, so I've been like working with the Ramboll and then with the contracting now for 8 years. And Biomaa is now part of the Lemminkäinen group. This happened this year, and but we are still operating with the Biomaa name at least this year, but the ownership is now changing to the Lemminkäinen. So. But if stabilization technology, this in-situ stabilization is, like I said, that if the peatlands or like a claylands are 2 to 6 meters, and then it's mostly mass stabilized, and if the claylands are over 6 meters, then it's like a column stabilization is mostly like used. However, last year we did one harbor project where we mass stabilized about 8 meters, so we are going deeper and deeper all the time, and especially in Finland these are used together mostly. So the places where they are like a buildings are so usually like a peatland on top of it, and then really deep layer of clay, so these are used together, and now with the Lemminkäinen we have those both methods, and we are quite strong in Finland with these stabilization markets. So the principle, you have probably seen this picture. So we have the mass stabilization, we have like a pressure feeder where we are taking in the powders, cement, fly ash. It is pressurized, it goes with the pipeline to the normal excavator, which is a little bit tuned to the mixer. It's go to the pipelines, and we have like 8 bars of like a pressure, so when it comes to the mixer it basically like explodes to the ground, so the mixing performance is quite high. So there's like a drum mixer which is turning the base ground, and then the cement or fly ash or lime cement is added to the ground, and we are able to make the dosing really accurate. If it's like 100 kilograms per cubic meter, so we are adjusting from the computer, and then the scaling system of the pressure feeder is putting the exact amount of the binder that we need. And here it says it's usually like a 2 to 5 meters, but we are able to go to 8 meters nowadays. And after the stabilization we need preloadment, because there's lots of like a pressurized air, and we need to squeeze it down that the cement reaction will take its like a part as soon as possible. So we are putting the geotextile and then small embankment, usually 500 millimeters or 1 meter. So and then we are leaving it for 2 to 4 weeks, and then you are able to build the structural layers. It usually like goes with the working bed as well, so we are able to drive it immediately, even though it's really liquid, and it might seem that you are not able to go there, but after few days we are able to go there and to do the next part of the place.
So it's working as a working platform as well. And then there's this real picture. This is taken from the Helsinki Vuosaari harbor case. So ordinary Volvo, which is a little bit tuned, there's extra hydraulics, which is like turning everything up with the mixer. So this is just attached to the excavator and then the pressure feeder over there. Okay, so it's a little bit skipped. So about typical mass stabilization project, what we are doing after I think Mario is saying a little bit about the designing. So we are taking the pre-samples and checking out how much cement we are needing or like a binder we are needing. But when going to the ground, so we're clearing the surface of the ground, taking all the barriers. For example, in Finland we have lots of like a wood material. There might be rocks, so we need to take these out. Unless we are not taking, so we are breaking the machines. Measuring the stabilization blocks. Usually we are working with the 5x5 block and doing that, and then measuring of course the ground level. Then injecting the cement to the ground, then compaction at the small embankment. Then after, for example, 7 days or 14 days, quality control soundings, and then we are reporting everything up. So it goes every time this kind of map, as we are saying. As a conclusion, then it's a solution for soft soils, but not only. So as Tarvi, where is Tarvi? So they were thinking about this, but they made the mass exchange. But anyways, you know, it might be as a good solution there as well. But it's not the only one. So it gives like a new tool to the box. Encapsulation, of course, in the harbor projects here. And then really important that the well-planned project is half-done project. Plenty of successful cases. And this is not a rocket science. If you can use the common sense, you know, you are very good with the mass stabilization. So that was my short presentation brief. Tere for all. My name is Mario Ronkainen and I come from Ramboll, Finland, and I have worked with this stabilization cases over 15 years, and especially laboratory tests for stabilization cases has been my projects. And I'm going to tell you about stabilization projects, about laboratory tests, design and quality control. And I'll tell you something about clay, despite there is the peat stabilization in Simuna-Vaijatu going on just now. I have also history, but Ville told about that, so I can skip this, and also this one, and then we can go to the applications of mass stabilization. There are settlement reduction, it means embankments, structures and so on, improvement of stability, support of slopes and excavations, and then improvement of bearing capacity as it is in Simuna-Vaijatu now, and then immobilization or problems in landfill or polluted soils. And also special case is reduction of vibrations in railway cases. But typical places are
settlement reduction and improvement of stability. And then about the designing the mass stabilization project. We can start with, we have to start the design conditions in the case, and then the results of soil investigations in the case. They are the base for us. Then it's needed laboratory tests in the soil in that place, and layers and so on. And this goes to the database on experienced strength correlations, and so we can get estimated design strength. Then there is also some assume and design analysis, sometimes field trials to confirm this place. This is not always which can happen, but this is an analytical method. About designing, there is a EU project Eurosoil Stab in the late of 19th, and during that project was a designing guide developed for mass stabilization, and this is now about 15 years old, but it is in use still. And about the binders. Typical binders, they have a Typical binders are lime and cement when they started stabilization and column stabilization. Then mass stabilization, there is cement and fly ash, and also gypsum from industrial gypsum or natural gypsum. And also in Finland there is blast furnace slag, what is also pozzolanic material. And all the mixtures of several binders are typical. So we have in Simuna Vaijatu also mixture binder. There is fly ash and cement. There you can see typical quantity of binder when there is clay or peat or sediment. As you can show, the variation is quite big. And here you can see the typical strength deformation curves of clay matrix. There is cement is hardest, and then lime is not so hard, and cement lime is about there. And when we mix fly ash or gypsum or anything else, we can show how it works in there in cases. As we know, in column stabilization, the deformation is very important, but also in mass stabilization. Nordeconile on jah suur au, et suur tähelepanu antud tööde lõigule. Aga ma teen väikse ekskursiooni tutvustuse, et räägin natukene käimas olevatest töödest. Täna me muidugi tahtsime nagu 8. plokki tuhka stabiliseerida. Nagu te näete, 2 autot, 2 sternid. Et päevamaht on meil kahjuks ei ole nii suur. Kokku on siis saame
ongi 2 autot, et siis 50 tonni, 50-60 tonni tuhka stabiliseerida. Survaõhuga lastakse siis nagu turbakiht läbi, et vaadatakse, kas seal kivid sees, juurikad ja kus on nad sees, siis nokitakse välja, et see turbakiht oleks enam-vähem nagu homogeenne. Peale seda, kui tuhka stabiliseeriti, siis nagu võetakse tsementi ja siis juba õige doosiga hakatakse tsemendiga stabiliseerima, et tagada siis juhtlase skeleti. Ma olen siis Eesti Energia Narva elektrijaama koordinaator, projekti koordinaator, et tuhkasid tekib tegelikult väga palju erinevaid liike ja erinevate keemilise ja füüsikaliste koostisega erinevaid tuhaliike. Ja meie praegu siin, see eesmärk on leida kõigile nendele tuhkadele, mis jääb meil üle, sest osa tuhkasid meil on näiteks defitsiit, mis läheb näiteks Kunda Nordic Tsemendile või VKG-le või veel konkreetsetesse ettevõtetesse. Aga need tuhad, mis jäävad üle, et neile tuleb leida rakendus, neil tekib aastas 6-7 miljonit tonni tuhka. Ja üks selle projekti eesmärkidest ongi selle erinevate nende tuhaliikide katsetamine. Ja katsetamine just välitingimustes, sest laboritingimused, siin küsiti ka, niiskus on erinev, temperatuurid on erinevad ja muud tingimused, et me peame katsetama just välitingimustes. Ja loomulikult erinevate teelõikudel on ka retseptid erinevad ja koostised erinevad ja tuhaliigid võib olla erinevad. Näiteks Narva Mustajõel me isegi kasutasime keevkihtkatelde tuhka ilma tsemendita saab kasutada. Siin näiteks ei saa. Ja sellest ka erinevus ja selleks on vaja seda projekti, et me saaks seda katsetada ja proovida. Palju neid erinevaid nõndanimetatud tuhkasid, mida keegi teine ei taha kasutada, palju neid erinevaid tüüpe on? Väga raske tõmmata piiri. Ei, ma saan aru erinevatest kateldest, ütled siis mitmes erinevast katlast erinevat tüüpi tuhkasitel, siis tuleb mida kuskil mujal ei kasutada. No ütleme niimoodi, et meil on esiteks räägime, et vana tüüpi katlad ja uut tüüpi katlad. Need on siis keevkihtkpõletus katlad ja siis tolmpõletuskatlad. Tolmpõletuskateldes on tsüklontuhk, põhjatuhk, esimese välja elektrifiltri tuhk ja teise välja elektrifiltri tuhk. See on siis vana tüüpi katlad. See on jämedalt, aga igas selles sektsioonis on ka, ütleme, seinast seinani keemiline koostis võib olla erinev. Ja uute katelde tüübis, seal on näiteks 4 elektrifiltri välja, pluss põhjatuhk, need 5 tuhaliiki. Need on, ütleme, üle 10, kui nii võtta jämedalt. Kas see juhend sisaldab siis kõikide nende tuhkade kasutamise? Ei, mitte kõikide, vaid just nende, mis me katsetame. Siin oli 3 või 4 oli siin välja toodud. 3, jah. See on siis vana tüüpi katelde elektrifiltri tuhk, siis uut tüüpi katelde elektrifiltri tuhk ja siis vana tüüpi katelde tsüklontuhk. Kui palju see tuhk võib pärast teil ekspluatatsioonis muutuda näiteks, kui te praegu teete katsetuse sellega ja näiteks aasta pärast hakatakse samast nimetusega tuhka võtma ja ta ei ole sama? Me ei võta mitte ainult nimetuse järgi, seda ma mainisingi, et näitajad on erinevad ja me võtame näitajad konkreetsete näitajate järgi. Põhinäitajad on selle tolmu suurus ehk eripind, siis vaba kaltsiumi sisaldus, kloriidide sisaldus ja võtame nende näitajate järgi, need on põhinäitajad, mis mõjutavad seda betoneerimist nii kiirust kui ka kvaliteeti. Ja seda tuhka on võimalik praktiliselt Eestis ainult teilt saada, nähtavasti ka kogu maailmas ainult teilt saada. Aga ongi nii, sellepärast soomlased ongi väga huvitatud meie tuhad, sest nagu siin juba vahepeal räägiti, et tuhkade kogemus on tegelikult, tuhkade kasutamise kogemus on ka Soomes Skandinaavias olemas, see on hoopis teised tuhad. Seal on ka solmepõletamis, siis puutuhad või siis söötuhad, aga need on kõik teise keemilise koostisega. Aga tellijana me seda ette kirjutada ei saa, et nad peavad stabiliseerimiseks kasutama teie oma. Samal ajal see juhend on olemas, ehitaja võiks nagu kasutada, see on tema enda riisik. Ja no see tähendab seda, et need tuhad tuleb mingit moodi nagu tootena nagu eristada, et selliste omadega tuhk on selline toode ja seda siis toodetakse, eks meil ongi standardid, meil on standardid näiteks olemas, meil on eraldi standard näiteks tsüklontuhale, mida kasutatakse plokkide, betoonplokkide valmistamiseks, meil on eraldi standard, Eesti standard näiteks Kunda Nordic Tsemendile, mida kasutatakse siis tsemendi tootmiseks ja nii edasi. Ja nüüd te teete siis standardeid teedel kasutamiseks. Praegusel juhul siis 3 eri tüüpi tuhale
standardteedes kasutamiseks. Keegi teaks, et 3 kõik sobivad praegu. Ja no seda katsetatakse, eks noh. Kas need tuhad, mis tulevad, need tuleb nagu, kas neid saab vahel ladustada või peavad nad kohe siis nagu välja saatma teele? No neid saab ladustada. Meil on nii Eesti elektrijaamas kui ka Balti elektrijaamas olemas tuhalaod. Balti elektrijaamast on konserveeritud... See on tuhamäed kohe, me teame. Ei, tuhalaod, 2 eri asja. Vaadake, tuhamägi, see on juba tuhk, mis on segatud veega ja hüdrotranspordiga transporditud sinna tuhaväljale. See on juba... See ei ole kasutada enam? No, ütleme tänapäeval. Veel ei ole kasutada. Aga see tuhk, mis me siin kasutame, ta on kuiv. Näete, ta on kuiv. Ta ei ole veega seotud ja see on hoopis, ütleme, nagu tsement, või ütleme, kehva kvaliteediga tsement. Ta reageerib samamoodi veega ja omab ka neid siduvaid omadusi. Ja seda me kasutame, kuiva tuhka. No teatud aja jooksul loomulikult seal toimub ka paakumine ja muud protsessid, aga meil on seal olemas oma ventilatsioonisüsteem, segamise süsteem ja me ikkagi ladustame tuhka nende silodesse ainult vajadusel, mitte nagu ette igaks juhuks. Meil on olemas lepingud, aastased lepingud klientidega, me teame täpselt, kui palju, mis klient, mis näitajatega tuhka soovib. Meil on olemas 8 silot. Me saame 8 eri liiki tuhka siis ladustada ja siis konkreetselt vajaduse järgi. Mitte nii, et me teeme lihtsalt igaks juhuks. Ja kui tellijad ei ole, siis ta läheb siis veega mäkke lihtsalt. Täpselt õige. Palju see 500 meetri peal tuhk läheb? Siin on kuskil 2500 tonni. Palju teil tekib siuksed tuhka, mis teedele võiks kasutada üldse? No ma usun, et 1 000 000 tonni kindlasti. Aastas? Jah, isegi rohkem. Aga jällegi kõik oleneb konkreetsetest näitajatest, millised vajatakse. Kui palju teoreetiliselt võiks teedele üldse tuhka minna aastas? No see küsimus on rohkem maanteeametile või tellijatele. Teoreetiliselt, et... Kui palju töid tehakse? Lõikul on 200 000 kanti turvast. Siin oli palju, natuke üle 10 000 kanti turvast ja see on 500 meetri. Kosevõõbu on ainukene objekt, kus maastabiliseerimine on. Muidu me räägime ilmselt sellest kihtstabiliseerimisest, eks palju kihtstabiliseerimist aastas nagu toimub? No ikka päris palju teevad alust. Ei no mahud. Ma ei tea, kes see on. Kes on spetsialist, kes ütleb, palju see maht on? No 1 000 000 ruutu. 1 000 000 ruutu. No siis ütleme 200-300 000 tonnile tuhale, siis ikkagi potentsiaal on täitsa olemas. Ja ülejäänu peate siis Soome müüma, saan aru? Mitte ainult Soome. Lätlased, leedukad on huvitatud, Venemaale müüme väga palju, loode Venemaale. Ja seal on huvitav, et kui meil Eestis näiteks põhiliselt läheb tsemendi tootmiseks, siis Venemaa läheb betooni tootmiseks otse. Ütleme, ta ei väljub sellest vaheetapist tsemendi tootmisest, läheb kohe betooni. Saan aru, et need tuhad on oluliselt erinevad kui need, mis olid 30 aastat tagasi, jah? Jaa, loomulikult. Nad ka täna vahetuvad, sest meil ju praegu kasutame tehnoloogiat, mis seovad siis väävlid, lämmastiku ja kuhu see lämmastik ja väävel läheb ikkagi, kas tuha sisse või kuskile mujale, aga põhiliselt ka tuha sisse. Tänu filtritele on koostis muutunud oluliselt. Loomulikult. Ja üks asi on koostis muutunud ja teiseks on muutunud ka, ütleme, see kvaliteedi kontroll. Me kontrollime täpselt seda tuhka, mis läheb silodesse, tuhalattu ja seda, mis me väljastame. Kas see tuhk, mis täna tuleb, on rohkem tsemendile või vähem tsemendile sarnane kui see, mis oli 30 aastat tagasi? Ikka rohkem. Rohkem tsemendile sarnane? Eriti see elektrifiltri tuhk, vana plokkide elektrifiltri tuhk, mis on põlevkivi põletatud kõrgemal temperatuuril 1430–1450 kraadi, sest selle uue keevkiht katelde põletamistemperatuur on keskmiselt 850, et peaaegu poole võrra madalam. Et teda võiks peaaegu otse kasutada tsemendi asemel? Jah, ongi nii. Aga seda ma rääkisin, et Venemaal näiteks betoonis kasutatakse tsemendi asemel. 15–20% lisatakse. Ta lihtsalt tardub aeglasemalt, nagu ma aru saan, jah? Aeglasemalt, aga pikemaajalisemalt. Ütleme, see protsess, kui te nägite seda Marjo ettekandes, 3. ettekandes seal graafikut, seal oli niimoodi tsement näidatud, läks väga järsult üles, see tugevus ja siis hakkas langema. Aga tuhal, see on aeglane, aga pidev aastate jooksul. Aga kui me väljastame seda tuhka tuhalattu, tal on ka oma hind olemas, see keskmiselt on kuskil 3, 4, 5, oleneb jälle, kui palju seda tuhka me suuname. Mida vähem, seda kallim on see tuhk. Eurotonn, kuni 8 eurotonni võib olla see oma hind.
Ja siis on jällegi küsimus, kas meil on kasulikum viia ta tuhaväljale või siis müüa ja viia ta silodesse. Mõnikord on kasulikum viia ta tuhaväljale, odavam. Ehitajad palju tsemendi hind on tonnist? Soomlased näiteks Skandinaavias arvestavad väga lihtsalt, et nad võtavad kohale toimetamishinnaks tsemendile 100 euro tonn. Ja me peame siis konkureerima oma tuhaga selles hinna tasemel. Loomulikult. Näiteks siin on ka, ütleme, üks näiteks tsükloni puhul 180 kilo tuhka ja 100 kilo tsementi 1 kuupmeetri kohta, aga samas me võime mängida nende kogustega ja siin ongi ka üks meie eesmärkidest, et me lisame rohkem tuhka ja vähem tsementi ja kus on see piir, tuleb vaadata. Vajumine peab olema lõppenud, et seda saabki mõõta nende samade vajumisplaatide abil. Et sellepärast siin peabki jääma pikem aeg selle mass stabiliseerimise ja selle katte ehitamise vahele. Et muidu võiks ju ajaliselt käesoleval sügisel võiks siia ka katte peale ehitada. Aga kuna ta peab vajuma, et siis seda katet enne ei saa ehitada kui järgmise aastal. Selle projekti eesmärk ongi demonstreerida, et neid põlevkivituhkasid on võimalik kasutada. Siis nii kihtstabiliseerimisel kui mass stabiliseerimisel.